Nii, tere õhtust kõikidele! Tervist! Nii, meil on mõned liitujad, kuna jah, täiskuu tegi ka meile sellise toreda üllatuse, et Facebooki live ei toimi nii, nagu plaan oli. Mina olen Meelike Taro Akadeemiast ja kutsusin külla Triinu Sirge, kellega paar kuud tagasi jooksime lennujaamast hästi juhuslikult kokku. Taro Akadeemias oli ta juba varem ja siis on need kas juhuslikult või juhuseid pole olemas. Igal juhul seal me sellise esimese põgusa vestluse tegime ja nüüd otsustasime, et mina ja Maia Taro Akadeemias, et hakkame vahel kutsuma ka selliseid põnevaid inimesi, keda Taro maailm huvitab, külla. Ja ongi siis esimene Taro juttude osa, külaline Triinu Sirge. Palun, kes sa oled ja... Palju õnne esimese osa puhul, et tere kõigile! Mina olen Triinu ja olen väga õnnelik täna, et saan teie esimene külaline olla ja rääkida tõesti teemast, mis paneb mind särama, südamest kiirgama ja mis tekitab elevust ja põnevust. Ja ma loodan, et saan teile ka siis selle tänase esimese osa ja selle aja jooksul siis anda inspiratsiooni, kirge ja sellist head energiat edasi, mida ma siis hetkel kogen ja tunnen läbi nende kaartide. Nii et jah, alustame siis. Jah, et räägi siis natuke endast, et kas sa oled täiskohaga tarotaja, poole kohaga, mida sa teed, milline sinu tööelu on? Tööelu on mitmekülgne, et tegelen erinevate asjadega, aga üheks elu osaks on kindlasti tarokaardid ja need on olnud juba 17 aastat. Et ennem just arvutasin, millal ma siis selle esimese taropaki sain. Ja mul on see tegelikult siin kohe käepärast olemas ka, sest see on mul täiesti alles. See on siis minu esimene taropakk, mis 2008 Eestis siis eestikeelne raamatupoodides oli müügil ja mind see kuidagi kõnetas ja mina selle siis endale ära ostsin ja see ongi 17 aastat tagasi. Ja see on siin omajagu päevi näinud, et nagu näha, siin on mingi õlilaik siin juhtunud ja mingisuguseid õnnetusi läbi teinud, aga need kaardid on täitsa töökorras ja need kaardid on sellised, kus on siis ilusad värvilised pildid. Ja see esimene kaardipakk täiesti iseloomustab mind, sest mulle meeldivad ilusad kaardid ja need kaardid, mis on värvilised ja rõõmsameelsed ja toovad sellist positiivsust just meie ellu, et siin päike, näete, hüppas välja. Et need on minul kõige esimesed ja kõige vanemad ja sellest algas minu huvi siis kaartide vastu, esmalt siis tarokaartide vastu. Et eks mind on nagu juba aegade algusest, lapsest peale huvitanud sellised müstilisemad asjad. Ja täna, kui me tuleme selle tööelu juurde, siis ma olen teinud siis pikki aastaid sellises hästi ratsionaalses maailmas tööd, tegelenud füüsilise töökeskkonna ja ergonoomikaga. 10 aastat olnud siis ettevõtja, et see ettevõtja iseloomustab hästi ja nüüd juba 5 aastat teinud ka siis sellist natuke pehmemat ettevõtlust sinna kõrvale ehk siis selliseid koolitusi ja ka kaardilugemisi ja selliseid hingele rohkem ägedaid emotsioone ja elamusi pakkuvaid asju, et ma nimetakski, et ma olen selline 2 maailma ühendaja, nii siis see füüsiline kui vaimne ja siis just viimased 5 aastat siis selles hinge maailmas rohkem siis tegutsenud ja minu kaaslasteks ongi siis olnud kaardid väga pikka aega.
ja kui ma vaatan nüüd neid kaarte, siis minu see nagu kaartidega suhe siis algas sellest pakist, aga see on üsna raske pakk, sest kui me võtame näiteks see sauade 4, mis siin on, et siin on lihtsalt mingi 4 saua ja see on kõige halvem pakk alustajale, sellepärast et see 4 saua alustajale sisuliselt ei ütle mitte midagi. Ja lähtuvalt sellest ka mul nagu on läinud läbi kivide ja kändude see teekond. Sest selle pakiga, mis mul esimene oli, seda infot sellel ajal ju 2008 oli ikka väga vähe ja siin oli kaasas siis ainult selline väikene raamat, millel oli siis nii üles pööratud kui allapidi pööratud suure arkaani kaardid lahti kirjutatud ja väikse arkaani kaartidele siis paar lauset, mis ka nagu võib-olla nii ja naa on ja et seda infot oli ülivähe ja siin selles lõpus on siis ka 2 lugemismeetodit, et üks oli täht, mida ma siis päris palju kasutasin ja teine oli keldirist, mida ma tegelikult ei kasuta. Ja väga palju ei kasutanud, et selline lugu on nagu selle esimese kokkupuutega siis esimeste tarokaartidega, et need on siis minu jaoks väga sümboolsed. Ja kui tööelust veel rääkida, et siis täna ma olengi tervikliku ettevõtluse mentor, sest ettevõtlus on see minu südameasi ikka, mida ma arendan ja ise juba 10 aastat olnud oma ettevõttes siis tegutsev, aga tegelikult ettevõtluses pikemalt. Ja siis teine pool ongi siis see terviklikkuse mentor ka siis eraisikutele, mitte siis ainult siis ettevõtjatele, aga mõlemal juhul kasutan ma siis ikkagi tarokaarte või mingisuguseid kaarte enda mentorluses, sest need on lihtsalt nii head infoallikajad, näitavad ära erinevaid energiaid, erinevaid otsuseid nii äris kui eraelus, et selles suhtes see on see, miks ma neid juba 17 aastat olen kasutanud. No ütleme viimased 10 aastat ilmselt suht palju ikka juba pea igapäevaselt. Vot nii, et selline lugu alguseks. Väga äge, et esiteks see kaardipakk on nii väärikas ja tõesti, et kuidas sa nad soetasid ja kui kasulikud nad on ja tõesti, kui igapäevaselt kasutad, et see näitab tõesti, et see jah, et oli küll ilus karp, aga sina tundsid oma kaardid ära või vastupidi, et Ja, no sellest sai see teekond alguse, ütleme siis nii, et sealt edasi vahepeal oli isegi pikem paus ja siis mingil hetkel ma jõudsin nende kaartide juurde tagasi ja kui ma jõudsin nagu sellest mingi paus tekkis nagu, mis oli võib-olla isegi mitu aastat, siis ma tegelikult ei jõudnud, et kuna tarosüsteeme on ka mitmeid, et on siis Toottaro ja siis on see kõige levinum meil see Vaite taro ja siis üleüldse, kui me räägime kaartidest, siis on kaarte minu vaatevinklist kuskil sellised nagu 4-5 suuremat gruppi, et ongi need tarokaardid, mis on nagu erinevad, siis on oraakli-kaardid, siis on veel Lenormand kaardid ja seal veel neid variante on nagu veel. Et mina olen väga entusiastlik ja väga huvitatud, nii et ma olen õppinud siis või soovinud teada saada nagu kõikide nende süsteemide kohta ja kõikide nende kaartide kohta, nii palju kui võimalik või mul seda tahet on olnud. Et lisaks siis tavalistele tarokaartidele vahepeal kasutan ma ka Lenormand kaarte, mis on väga praktilised ja lisaks siis oraaklikaardid, mis käivad tihti kaasas kogu
selle kompotiga, et kaarte on palju ja siit on minul välja kasvanud ka selline hobi või kuidagi selline kogumine, et ma muidu olen vähitähku just ja vähitähku inimesed on kogujad ikkagi mingis mõttes ja minul on siis see kaardipakkide kogumine nüüd kuidagi saanud selliseks asjaks, et ja ma täna siis lugesin ära, palju mul neid kaardipakke on, et mis te arvate, kirjutage chati mingi number, kes kirjutab täpse numbri või pluss-miinus seal, kes kirjutab kõige lähemale, saab auhinna 30-minutilise tasuta kaardisessiooni minult. Nii et praegu võimalus võita. Mina jah, umbkaudu seda suurusjärku tean ja palusin Sa lugeda võid ise ka kirjutada, sa arvad, et sa tead, aga ma ei usu, et sa tead. No siis. Et ma isegi üllatusin. Ahah. Nii, Gerda on kirjutanud 90, Anneli on kirjutanud 100. Nii, kas Meelike pakub ka mingi numbri? Mina pakun 125. 125. Nii, kas keegi veel pakub? Rohkem pakkujaid ei ole. Nii et kõige lähemale siis jõudis Meelike, sest neid kaarte on mul praegu enda kogus 166 erinevat kaardipakki. Vau, et siis, no mina teadsin, et 100 pluss, sest sa ühes. Jah, ma ise arvasin, et mul on 100 plussi, seda ma korra sulle mainisin ja täna ma lugesin kokku, ma sain 163, siis mul meenus, et mul on autos ka 2 kaardipakki, panen 165, nii lisasin need ka ja siis veel viimase kaardipaki, näete, selline kaardipakk, õnneks on aega. Leidsin veel enda raamaturiiulist, et tõenäosus on, et võib-olla kuskil veel on mõni peidus, aga 166 on väga ilus number, et 166 erinevat taro kaardipaki, erinevaid süsteeme tarosid, erinevaid oraaklikaarte on selles kogus, erinevaid Lenormandi kaarte ja siis põhimõtteliselt ongi see siis ring täis seal. Nii. Ma palusin ka sul mõned huvitavamad kaardid kõrvale panna. Kõige vanemad kaardid me juba nägime, et kas sul on mis on su oma lemmik või kõige kummalisem, kõige ägedam, kõige kaugemalt toodud äkki? Ma kujutan ette, et sa oled reisija, et kas sa ostad alati reisidelt kaasa, et midagi sellist põnevat näidata, sest 166 pakki, see on jah, mina arvasin, et ma siin kogun nagu rott asju kokku ja sain 21 ainult, nii et mul on veel. Jah, see on veel minna, aga võib-olla siis alustan kaartidest, mis on siis, mida ma kõige viimati ostsin, eks, et see on nagu kõige värskemalt meeles, et kõige viimati ma ostsin ühed sellised loomakaardid, et need on siis loomahingede kaardid ühelt tuntud autorilt ja tegelikult see ei ole nagu esimene tema pakk, seesama pakk on mul ostetud ka sellises suuruses, aga vahe on selles, et see suur pakk on ostetud Portugalist, Lissabonist ja see on portugali keeles. Ja mul on enda kogus siis mõned kaardid, mis on siis erinevates keeltes, et kõige erilisem ongi vist see portugalikeelne, mida ma tegelikult ei valda, aga kuna ma tookord väga tahtsin seda kaardipakki, siis ma ostsin, et tõesti ma olen teatud reisidelt ostnud endale põnevaid pakke, aga nagu näha, see on nagu hästi suur ja see on ka, no siin on muidugi enamus nendel on ka raamatud ja need raamatud, näiteks sellel on nagu see raamat on nii paks, et no see on väga-väga
suur ja siis ma olen eelistanud neid kaarte, mis on pisikesed ja siis nüüd viimati, kui ma Eestis käisin, et ma elan muidu Hispaanias, ma olen 2 aastat elanud Hispaanias, siin Kagu-Hispaanias ja nii, Eneken liitub ka, et võtan ruumi vastu ja siin võtsingi tänaseks teile ka siis ühe kaardi sellest kõige viimasest kaardipakist siin ennem, kui me alustasime seda sessiooni, et meile tuli siis selline mesilane, kes on töömesilane, et ja siin on kirjas, et magusad tulemused ootavad, et siis midagi magusat meile see tänane täiskuu siis loob ja toob ja muideks tänane täiskuu on ju strawberry moon ehk maasikakuu ja maasikad ongi teadupärast ju magusad ja mina sellepärast panin ka endal täna roosad riided ja roosat lauvärvi, et see maasikas kuidagi väga inspireeris täna. Ja nii nüüd mett ja maasikaid siis ja see siis oli praegu üks oraklikaart, mis oli siis kõige viimane ja kus on kõige kaugemalt, et kus ma ise üldse reisinud olen, ongi Ameerika, et Brasiiliast ma vist ei ostnud, ma vist ei leidnud sealt või kuidagi ei olnud see hetk, aga ma ostsin New Yorgist paar kaardipakki, sest ma sattusin seal hästi lahedasse raamatupoodi ja seal oli erinevaid asju, et näiteks jällegi üks selline oraaklikaartide pakk on siis sealt pärit. Ja siis olen ostnud ka mõned kaardipakid siis Hispaaniast, kuna ma ise elan siin, siis Hispaanias on mul selline kaardipakk, tegelikult on see tõlgitud nagu, seda on ka inglise keeles saada, et see on siis nagu müstilise metsa taroo ja nagu näha, siin on hästi ilusad siuksed värvilised pildid ja kui Meelike, sina tegid esimest korda seda Taro väljakutset ja alustasid selle Taro Akadeemiaga, siis ma just osalesin selle 7-päevasel väljakutsel ja just nagu nende kaartidega, sest ma just vahetult olin need endale Hispaaniast siit ostnud ja siis sain nende kaartidega siis alustada ja hästi-hästi lahedad nagu sellised värvilised on, et noh, tegelikult neid kaarte on hästi palju üldse saadaval ja mina olen eelistanud siis selliseid rõõmsaid ja armsaid kaardikesi, et näete, praegu tuli siin kurat välja, et ka väga huvitava sellise kujuga. Nii et, aga see on nagu päris selline hea kurat tundub olevat. Kurat tuleb raha tundub ka ka jah, midagi. selline roosa ja rõõmus kurat. jah, et selles suhtes, kui ma alati seda kaardipakki valin endale, siis ma ikkagi valin selle järgi, mis mulle väga meeldib. Ja kui me räägime veel nendest kaardipakkidest, mis on mul kuskilt reisidelt toodud, siis rohkem võib-olla väga midagi erilist ei olegi, et ma enamus kaardipakid olen ikkagi ise ostnud, sest kui sul on ikkagi juba nii palju kaardipakke, nagu mul siin on kogus, siis fakt on see, et ega mulle meeldibki endale neid osta, ise valida ja kui keegi midagi kingib, siis noh, ta ei tea ju, kas mul on seda või ei ole, et see nagu suhteliselt suur tõenäosus on, et mul juba võib see juba olemas olla. Ja siin on ka siis üks hispaaniakeelne kaardipakk veel, mis on siis loomade taroo, et mulle meeldivad väga loomadega kaardid, nagu te juba siin nägite, et loomade energia ja nende selline peegeldus on minu jaoks väga kõnekas. Nii, siis
kui me alustasime seda lugemist, siis mitte lugemist, vaid seda sessiooni siin, siis ma võtsin veel 2 kaarti meile. Need on nüüd võetud Taro Akadeemia kaartidega, mis on ühed minu lemmikud ja mis on tõesti mul siin enda laua peal täitsa olemas, just needsamad. Ja tänaseks tulid sellele teile kõigile, kes te seda kuulate, kas praegu või hiljem, tuli külluse kaart, mis on siis müntide emand ja teiseks tuli mõõdukus ja tasakaal ja rahu. Et need koos on väga võimsa energiaga kaardid, mis loovad rahu ja toovad nagu meid maa peale või toovad meid sealt nagu natuke pilvedest maa peale ja annavad meile seda stabiilsust ja maandust, et kui need asjad on läinud natuke nagu üle pea, et nagu meil siin enne oli, et proovisime seda Facebooki laivi kätte saada, et see tänane täiskuu mõjutab täiega, et siis me nagu ei heitu sellest, vaid leiame lahenduse, leiame plaani B ja tuleme siia maa peale tagasi, maandame ennast ja maandame seda stressi ja ärevust, mis meil siin ümber võib olla. Kas ootamatult või mitte. Nii et kõigile siis sellist tasakaalu ja rahu ja küllust annab see praegune aeg, kuna iganes sa siis seda kuulama ei satu. Ja siis reisidest mul hetkel vist ei olegi rohkem midagi, et ka kaardid, ma vaatasin enda kaarte, et mul ongi siis nagu 4 põhikeeles siis kaarte. Esiteks on siis eesti keel, sest eesti keelt ma väga austan ja ma olen enda kogusse hankinud enamus Eesti kaartide loojate kaardikomplekte või kaarte ja neid siis enamus mul on olemas, muidugi mitte kõik, võib-olla kõik mulle ei meeldigi, aga suurem osa, ma arvan, et mul on olemas. Kindlasti siin sellised viimase 5 aasta omad, et mis võib-olla varem on välja lastud, võib-olla kohati vähem. Ja teine keel on siis inglise keel, sest inglise keeles on neid kaarte tohutult, sa võid valida neid, sa võid kõik enda raha sinna panna. Et siis ma olengi lähtunud sellest, mis parasjagu kõnetab, mis parasjagu meeldib ja inglisekeelseid kaardipakke on mul tõesti palju. Siin on näiteks ühed kaardipakid, mida ma kasutan konkreetselt enda podcastis, et mul on Mystify podcast, mida ma teen. See on siis YouTube'is Mystify podcast või Mystify stuudio konto all. Ja alati saatekülalisega võtan ma sellest kaardipakist siis ühe kaardi, mis siis tihti siis indikeerib ka seda teemat, kuhu suunda see vestlus sellel päeval võib liikuda, et need on hästi lahedad ja hästi ilusti toetanud alati. Et ilusad jällegi suured värvilised pildid, et nii, kaitse, täna tuli kaitse meile, et oleme kaitstud, näed, saame teha seda vestlust siin ja praegu ja see on väga tore. Nii, kas sa tahad midagi vahepeal küsida või jutustan edasi, räägin edasi enda mõtteid? See kõige viimane kaardipakk on, mis on mul nimekirjas, see loomade oraklikaart, see on mul soovinimekirjas, et väga tore oli näha, et jah, sama maitse. Sama maitse ja. Mis mulle väga meeldis. Mõõdukus on ka hamburikaart, et see on nagu minu kaart, sest põhimõtteliselt mul on üks väike, aga väga nõme veerandkohaga töö ja ma andsin täna lahkumisavalduse, nii et kõik need kaardid on täpselt niimoodi, et kõik läheb hästi, nii et mulle väga meeldis, kuidas need kaardid nagu toetavad, et see mesilane ja müntide kuninganna, et nii-öelda võtta rahulikult
jalad maas kõik ja laabub ja praegu ongi väga õige aeg loobuda siis nendest asjadest, mis enam ei ole sinu, et minnagi edasi, lasta koormad vabaks, lasta vabaks ja liikuda edasi, et seda sõnumit on meil väga vaja ja praegu see aeg väga soodustab. Sinu töökoha näite puhul täpselt nii on ja ma arvan, et see on väga toetatud ja õige valik. just. Küsimus, sul on 166 kaardipakki, et kas sa oled neid kõiki ka korralikult tundma õppinud või ostad uue, proovid, kasutad, ostad uue, et kas on mõni pakk, mis on nukralt veel kilepakendis seal riiulis või Ei. kui paljusid sa neid kasutad, sest tundub, et sa kasutad ka palju just, et oraakli ja erinevad kaardid, et kui palju siis seda tööd saavad kaardid? Ja, et kindlasti on nagu kujunenud välja mõned lemmikud ja kindlasti mul ühtegi kaardipakki kilepakendis ei ole, et alati, kui ma kaardid saan, siis ma ikkagi kohe teen selle rituaali ja avamise ära ja kohe hakkan siis neid kasutama. Alati, kui ma uue paki saan, siis ma võtan kilest lahti, oletame, et näiteks see on uus pakk on ju, nii võtan kilest pakki lahti ja siis segan tegelikult need kaardid läbi, et nad on tavaliselt vaata mingis, tarokaardid mingis numeratsioonis või kuskil mingis järjekorras ja siis võtangi alati esimese kaardi iseendale, et mida see siis tähendab. Nii, näed, minul tuli nüüd sellest esimesest kaardipakist selline kaart, see on jälle loomadega seotud, see on piisoni kaart ja see tähendab küllust, et meil siin juba see müntide kuninganna oli, et küllust tuleb juurde, väga rõõm. Näiteks ma töötan ka värvidega ja siin kaardil on hästi näha seda lillat värvi, et see lilla on selline kõrgem teadlikkus ja selline ühendus ülemise poolega, algallikaga, universumiga, iseendaga. Nii et see on minu jaoks siis selle uue kaardi nagu selline avamise rituaal ja vaatlen siis, kuidas need kaardid minuga siis tööle hakkavad. Ma kasutan tõesti kaarte päris palju ja ma olen teinud ka kaardilugemisi enda YouTube kanalile Mystify Studios. Et ma nüüd päris tükk aega, pool aastat peaaegu pole teinud, kuigi mul nüüd sisetunne ütleb, et ma tahan jälle varsti midagi avaldada, et see käib mul nagu niimoodi sisemise tunde pealt, et kui ma tunnen, et mul on midagi öelda, midagi jagada, midagi kollektiivselt, mida on vaja edastada läbi minu, siis ma seda teen. Ja seal ma kasutan ka hästi palju erinevaid kaardipakke, et see on nagu selline minulik ja selline mitmekülgsus ongi hästi minulik ja iseendana olek. Nii et neid kaardipakke on palju. Ma ütlen, et osasid ma kasutan tihedamalt. Osad on tõesti sellised, et olen ostnud ja on nad nagu suht sinna riiulisse jäänud või nad ei ole sellist väga suurt tähelepanu minult saanud. Aga see ongi see, et võib-olla ühel päeval nad saavad seda või siis ühel päeval jälle nagu avastad nad järsku ja siis võtad välja ja siis hakkad neid pea iga päev kasutama. Et sellega vähemalt alguses, kui ma olen selle kaardipaki ostnud, siis ma olen ta ikkagi ostnud mingisuguse tundega, et ma siis tahan temaga kontakti luua ja see esialgne kontakt ja esimesed, ma ei tea, võib-olla mingid nädalad või kuud, kuidas on, kasutan ja kui ma jään teda kasutama, siis see on hea pakk. Et jah, aga vahepeal tulevad ka uued peale, siis tõesti, kuna uus on jälle ägedam, siis eelmine natukene jääb sinna riiulisse siis. Aga see on täiesti selline suhteline. Ja mida ma väga palju kasutanud olen, on siis selline väikene pakk, millega ma väga palju tööd olen teinud, ongi siis selline Universal White, täiesti klassikaline tarokaardipakk.
kus on lihtsalt klassikalised pildid, näed, armastaja pilt, et need on. Ja kui tihti on ka raamatud kaasas nende kaardipakkidega, et mul on siis neid pisikesi raamatuid ka siin omajagu, et siis ma neid raamatuid ei loe, sest mul ei ole lihtsalt vist selleks aega või tahtmist väga, et väga harva vaatan raamatust midagi järgi, et ma arvan, et tänaseks on see juba kogemus ja praktika ja see kanaldus sellisel, et mul ei ole vaja sealt vaadata, et ma olengi hetkes ja mida see hetk räägib minuga, seda siis ka jagan ja sealt saan selle info, mida mul on vaja. Et see on nagu minu praktika. Aga kui ma alustasin, siis ma kindlasti vaatasin rohkem ka raamatust järgi ja uurisin erinevatest allikatest erinevat informatsiooni. Nii et alustajatele on see raamat väga tore ja praktiline lisandväärtus. Et siin on siis üks minu selline lemmikpakikene ja tuleb tunnistada, et ma armastan selliseid väiksemaid pakke selle tõttu, et neid on hea kaasast kanda. Et no kujutage nüüd ette, kui ma panen selle paki endal käekotti. No praegune käekott mul on sama suur peaaegu, et rohkem ei mahu sinna. Et ma tahan kaarte tegelikult kaasas kanda, et nad oleksid mul igal olemas, et ma ennem mainisin, et mul on autos isegi kaardipakid, et selle tõttu need kaardid võiksid olla minu jaoks nagu lemmikuks on jäänud need, mis on väiksemas pakis. Ja selle tõttu on neid nagu hästi mugav kasutada, sest kui nad on sul õigel hetkel olemas, siis sa ka neid kasutad rohkem, et see on nagu hästi hea nipp, et kanna kaarte kaasas, et noh, tegelikult need kaardid ei ole ka väga suured, et on paraja suurusega, et aga kui mõni kaart on nagu väga suur, siis on nagu ebamugav teda käsitleda. Et ma näitangi siin 2 kaardipakki, et just kus ma võtsin nüüd selle piisoni ennem siit välja, mis ma näitasin teile, et need kaardid, need on jälle ühed loomakaardid. Need ei ole originaalid muideks, et kaarte ma olen tellinud ka AliExpressist ja Temust isegi prooviks, et seal müüakse hästi palju nagu mitte originaale, aga kusjuures need on ühed AliExpressist tellitud kaardid, aga mis on nagu väga hea, üllatavalt hea kvaliteediga. Ja mul on täpselt samasugune kaardipakk siis originaalis, et kui te näete seda originaali, siis see originaal on nagu pea 2 korda suurem ja originaalis on muidugi hästi lahe veel plakat kaasas ja selline kaartide panemise süsteemid ja raamat muidugi, et nendel pisikestel ei ole. Aga kuna need on näiteks ühed minu tõsised lemmikud, siis mul on nagu mõlemad variandid, et ma kunagi tellisin esmalt kogemata täiesti tellisin need koopiad ja siis tellisin originaali või ostsin selle originaali kuskilt. Ja mis mul meelde nüüd tuli, et kui ma alustasin enda kaartidega, siis mis minu seda kaardi kogumise kirge väga soodustas, et mul tuli üks huvitav fakt meelde, et muidugi ma olen neid kaarte ostnud ja õppinud seda teemat iseenda jaoks eelkõige, et iseendale peegeldust anda, iseendast paremini aru saada, iseenda energiaid tajuda, et see on nagu kaartidega tööviis number 1 minu jaoks. Et mulle meeldib see, kui ma vaatan iseenda mingeid asju, kas siis ärilisi asju või siis elulisi asju, et see on nagu minu see motivatsioon olnud, miks ma neid olen õppinud ja miks ma neid süsteeme olen uurinud ja miks kõik see nagu minu ellu on tulnud. Aga see kaardi kogumise kiiks, ma arvan, kui seda võib nii nimetada, tuli mulle meelde siis sellega seoses, ma vahepeal lugesin Liiliani kommentaari, et ta jäi pakkumisega hiljaks, kuna olin teel, aga tal endal on 50 paki ringis, väga lahe, et mul on siis 100 rohkem, et paki nimi ka, et see näiteks on siis Spirit of the Animals Oracle, et see minu üks lemmikpakk, millest ma siin hetkel räägin. Et
mul tuli sellega seoses meelde see, et kus mul see kiik siis nagu alguse sai, et ma töötasin paar kuud sellises poes müüjana nagu Loitsu Keller ja seal on Mhm. nagu ülihea valik kaarte ja siis ma hakkasin nagu vaatama, noh, poes oled seal onju, kuigi seal oli ülikiire töötempo. siiski ma leidsin aega, et uurida ikkagi, mis seal siis, mida ma siis müün, onju, mida ma siis inimestele pakun ja ma nägin ka, mida inimesed siis tulid sinna otsima ja tihti tuldi tegelikult kaarte otsima ja siis sealt ma arvan, hakkas mu see nagu number suurenema nende kaartide osas, sellepärast et ma arvan, et kogu enda palga ma jätsin sinna poodi lõpuks. et see paar kuud või 3 kuud, mis ma seal tööl olin, kõik see raha läks sinna tagasi. nii et ja sealt alates ma arvan, hakkas mu see kaardi kogumine nagu muutuma suuremaks, sest siis ma seal sain kohe näha neid erinevaid kaarte ja seal võis nagu niimoodi ühe paki isegi lahti teha, et sisse vaadata neid ja kui oli nagu kiles mõni, ja siis ma nägin, mida inimesed ostsid ja mida nagu taheti, et see oli nagu väga põnev. ja see siis kuskil oli, ma arvan, juba mingi viis aastat tagasi äkki. et sealt see suurem kirg siis sai alguse, tuleb tunnistada. Väga äge. nii, Mina nende õppekaartide suuruse kohta ütlen seda, et noh, need on need klassikalised tarokaardi suurus, sest mul on nende ingliskeelne versioon, mis on siis väiksed mängukaardi suurused ja mul on ja ka neid. kogu see info oli sinna siis niimoodi kokku surutud. Mhm. Samuti sümbolitega ja sümbolite seletuste kaarti kaasas ei olnud, et ma kuskilt Facebookist midagi odavat ostsin. Et sellepärast siis Taro Akadeemia kaardid on need natuke sellised et suuremad, need on hea lugeda ja hea aga näha, et kui see on on jah hea. palju suuremad, siis on keeruline juba segada, et miks meie siis oleme selle suuruse juurde jäänud just, et ikkagi infot ka mahuks, kuna õppekaartidel on palju teksti peal ja et kõik saaksid lugeda. ja Kuidas sa Taro Akadeemiasse nii, üldse jõudsid, et õppekaardid sul on ma olemas? tegelikult mainisin seda. Sa ütlesid, et nii, väljakutse, aga ja kus, kus sa väljakutse leidsid? Kuskilt Facebookist juhuslikult? ma arvan küll, seda ma täpselt ei mäleta, et seda ma ei mäleta, et see väljakutse mind kõnetas ja siis ma nagu liitusin sellega ja peale seda siis ma nüüd olen jälgija ja tellija et mul on ka suhtetarokaardid olemas, et sealt alates kuskilt, kui te alustasite Mhm. ja ma arvan, et me vist oleme õppinud Ketlini juures ka, et mul on tunne vist, et ma vaatasin mingit Ketlini postitust ja siis ma nägin, et sa vist oled Ketlin Villemiga juures vist õppinud ja mina olen ka ühe kursuse seal tema juures kunagi läbinud. Selge. Jah, Ketlin jah, Villem et võib-olla on tema oli ühine lüli, kus ma märkasin seda, et on selline asi nagu Taro Akadeemia olemas. jah, jah, väga hea. Et aga ma siis, tahaksin jagada osalejatele ka veel ühte sellist isikukaardi kirjeldust või süsteemi, et kui te liidate enda sünnikuupäeva kokku, et mina olen sündinud 28. juuni ehk siis te liidate kokku kaks oma siis sünnikuupäeva ja kuu ehk siis see 28 pluss 6 on siis 34 ja 3 pluss 4 ehk liidate nagu üheks kokku, siis saate ühe numbri ja minul 3 pluss 4 on siis 7 ja 7 loete siis suurest arkaanist, et saate enda siis sellise isikukaardi teada, et kas sa, Meelike, oled arvutanud seda enda puhul välja? ma vist arvutasin teistmoodi just Ketlini kursusel.
aga ma praegu Seda arvutatakse mitut eri moodi, sa jah, võid arvutada ka koos endas nagu see, nagu elude number numeroloogias on, et sa arvutad kõik nagu kokku ja siis sa saad selle number, noh, minul näiteks elude number tuleb 4, mis on siis noh, keiser, et suures arkaanis, aga kui sul on 1 ja 15, siis sa taandad selle 6 liilian, sul on armastus, armastajad, et no väga sinulik, et see on nagu see sinu sind iseloomustav siis tarokaart elu teekonnal, et saate seda arvutada, võite chati kirjutada see ka, oli siis kes mida kuupäev, saab. kuupäev pluss sünni, kuu. jah, sünnikuupäev pluss sünnikuu. Nii, et et minul on 29. november, 29 pluss 11 jah, tuleb 40. no siis on sul 4, siis sa oled See on 4. keiser. jah, Nii. et nii, enekesel on 1, Gerdal on 3, et 1 on meil siis ütle nüüd, ma ei saa öelda praegu. Maag. Nii, mina võtsin selle ülesse. 3 on keisrinna ja 1 on mul täitsa meeltest pühitud. Maag. 0 on narr ja Muidugi, absoluutselt. Issand, kui äge number enekesel on, et maag on ju ülivinge. Absoluutselt. Nii, et siis te saate selle enda kohta uurida, seda numbrit, et mina leidsin selle 7 ülesse, mis iseloomustab mind ja ma natuke räägin siis lahti, kuidas see 7 mind iseloomustab, et see on nagu sünnitarokaart ja see päris täpselt iseloomustab mind, et ja minu olemust, sest nagu see kaarik siin, võidukaarik liigub kogu aeg edasi, ka mina liigun enda elus kogu aeg edasi ja siin on nii must kui valge hobune siis justkui või lõvi või kuidas erinevatel kaartidel seda kujutatud on. et siin minu puhul see iseloomustab just seda kahe maailma ühendajat, et seda ma olengi nagu kahestunud natukene, sest ühest küljest see füüsiline keskkond ja siis see vaimne keskkond, meie hingeteekond, et nende kahe vahel ma olen siin manageerimas ja see on ka nagu toonud väljakutseid minu elus ning praeguseks olen ma saanud just nagu tervikuks ja tänu sellele ka siis pakun seda terviklikkuse mentori või teen seda terviklikkuse mentori tööd ja siin võidukaarik on ka selline noh, kui juhtpositsioonil ja kõva edasiliikuja siis, et ise juhin enda elu. Et nii, Anneli ütleb, et tal on number 6. Number 6 on siis meil armastajad on ju ja Lilianil oli ka number 6, et tema selline eluteekond on siis armastusega seoses hästi nagu see südamest jagamine, südamega töö, südamega kooskõlas asjade loomine ja looming, mis paneb nagu siia maailmale nagu sellise armastuse looriga katab, et kõik asjad nagu on seotud hästi sellise südame teemaga ja südamest siis tulenevate teemadega ja kui teil on siis nagu 1+5 tegelikult enne nii Annelil kui Lilianil on nagu noh, 15 siis enne, siis te võite vaadata ka neid ala nagu numbreid, et minul on 7, 3 ja 4 on alanumbrid ehk siis keisrinna vist ja keiser on need alanumbrid on ju 3 ja 4. Aga kui teil on 1 ja 5, siis 1 on maag, et te olete iseenda elu võlurid ja loote enda ellu kõik ise ning 5 peaks siis olema, mis see 5, ülempreester, et 5 on siis selline
traditsioonide ja väärtuste looja ja kurgutšakra, nagu ma siit näen, et te väljendate ennast või teie nagu töö ja elu siis liigub just sellest läbi nagu rääkimise või enda väljendamise hästi. Ja kellel siin kolm oli, et kolm on, eks ju, see keisrinna, on mul õigus? jah, sest number 2 on Mm. ülempreest jah, rinna. Keis Rinna, et enne, kellel siin oli, Gerdal on number 3, et Keis Rinna on hästi tugev selline naisenergia, pehme, selline emalik figuur, et teie nagu eluotsused ja asjad siis liiguvad läbi sellise emaliku armastuse ja selline hästi viljakas ja ka külluslik keskkond on see, mis nagu teid toetab ja teid tervikuna siis edasi viib, et selline loominguline ja harmooniline ning naiselik energia on nagu juhtimas teie seda elu ja teid ennast, et sellised mõtted siis siia vahepeale. Et nüüd vist sain kõik ära räägitud. Üks maag on ja et maag on siis super enda elu looja, kes liigub kavalalt seal, kus vaja. Seda meetodit ta kasutab, et oled nagu selline inspiratsiooniallikas ja selline looja hing, et kes leiab need lahendused, kõik, mis sul endal, kõik on sul endal olemas, sa ei pea kuskilt väljast midagi otsima, et maagil nagu see elu võimalused tulevad temani ise või ta ise loob endale need eluvõimalused ja ta saab kõik, mida ta soovib, et see nagu hästi toetab ja maagi puhul ka võib-olla selline see no ongi see müstiline element sealjuures veel paneb sind särama eluteekonnal ja ka muudab sind külgetõmbavaks, et kui sa oled natuke müstiline ja salapärane, siis on see ka huvitav vahel teistele, et sellised täiega õige, kirjutab Eneken, et väga tore, et sellised isikukaardi siis kirjeldused, et saate ise siis täpsemalt edasi uurida ja neid arvutusi teha, et minu teine kirg on ka numeroloogia, et siis alati numeroloogia, ma ütlen, paneb sellele i-le täpi peale, et see on nagu hästi äge. Ja siis tuleme siis veel korra siia kaartide juurde tagasi, et ma kirjutasin välja, milline on kõige kallim kaardipakk. Et Nii. teeme nüüd uue mängu, et kes pakub ütleme siis niimoodi, et mitukümmend eurot on minu kogus kõige kallim kaardipakk, et kas siit tuleb veel mingi auhind. Et võite chati kirjutada siis, et siis noh, vahemik on siis 0–100, et ütlen sellise vihje ette ära, et mis te arvate, milline on kõige kallim kaardipakk, et pange chati see, kui mõtted tulevad. Nii, mina ise nilin Etsis ühte kaardipakki, see on Ameerikas käsitöö ja see on sinna 8–90 kanti, et vaatan, siin on nüüd pakutud, ma pean mingi erineva. Nii. 50 on pakkunud Lilian, Eneken 87, Anneli S on pakkunud 80 ja 100 ja 90, et ma ootan ära Meelikese pakkumise ka, et paku üks number mulle, siis avaldan tõe. 93. Te kõik olete väga kallid. Et tegelikult kui ma enda kogu vaatasin, siis kõige kallim kaardipakk on muideks Eesti tootja kaardipakk, mille ma olen ostnud ja selleks on Eesti Looduse taro.
ja see kaardipakk maksab Apollos, ma just vaatasin järgi, 66,95 ehk no sisuliselt 67 €. Et kes nüüd siin kõige lähemal on, et 67 miinus 50 on 17 ja 87 miinus 67 on 20. Lilian tegelikult pakkus kõige vähem ja ta sai kõige lähemale. Nii et auhind sulle siis, Lilian. Et sellised põnevad kaardid on, kas te olete neid näinud keegi raamatupoes või pannud tähele või äkki kellelgi on neid üldse, Eesti Looduse taro? Mina vist olen näinud kuskil, aga vaadanud ei ole. Jah, Aga et kõlab tuttavalt. Gerda on siin öelnud, et tema on näinud poes ja teate, ma arvan, et nendel kaartidel see põhihind on tõenäoliselt see karp, et see karp on selline magnetiga ja hästi tugev ja täiesti mugav kasutada. Ja ma arvan, et sellest kaardipakist selle raha on läinud selle karbi peale. Nii et Lilian on siis võitnud selle teise sessiooni siis, minisessiooni minuga. Nii, ja näitan siis neid Eesti Looduse taro kaarte ka siit, et ma olen tihti ostnud ka neid kaarte selle tõttu, et et vaadata, kuidas kasutatakse nagu, mida pannakse näiteks selleks mõõkade kolmeks või siin või millised on näiteks narr on orav, et mida nagu seostatakse, kui meil on see põhipakk, see vaite, mis Taro Akadeemias on see õppekaardid, et mida siis pannakse nendele, et kuidas nagu inimesed näevad neid asju, et ma olen vaadanud nagu neid süsteeme, või siis samamoodi, kui on tehtud erinevaid oraakli-kaarte, et kuidas siis näiteks keisrinna tuli välja siit, et keisrinna on pruun karu, et mis on päris põnev. Et kuidas on nagu need süsteemid, inimesed näinud neid süsteeme, sest nagu tegelikult see vaitepakk on nagu kõige alus ju siiski, see juba väga eelmise sajandi ju alguses või tegelikult isegi juba 19. sajandi lõpus olid need alged, et kust see süsteem nagu välja hakkas arenema ja sealt alates on siis neid ju järjest muudetud ja täiendatud ja igasugustele kõikvõimalikele stiilidele ja erinevatele teemadele neid kaardipakke ju tehtud. Et selles suhtes on see väga huvitav vaadata, et mida on siis kasutatud. Ja kui me räägime tavalisest tarost, et ma näitan teile ühtesid eriti ilusaid tarosid, mis on täna meie selle roosa maasikakuuga väga teemas, et need on minu meelest mul ühed kõige ilusamad tarokaardid, et need on sellistel nagu plastiklehtedel isegi, et nad ei ole üldse paberil ja libisevad tohutult kiiresti käes, et pool kaardipakki võib ära kukkuda. Et see on äge. Siis mis ma siin veel näitan ja mis ma veel nagu rääkida tahtsin, on küsimusi vahepeal kellelgi? Vist ei ole, et me oleme varsti juba tund aega rääkinud ka, et ja, no räägime see 5 minutit veel täis, et viimased mõtted, kui kellelgi on midagi küsida, siis küsige ja siis näitan siit enda mõningaid lemmikuid kaarte, et siin on näiteks üks selline hästi lahe värviline jällegi kaardipakk, et siin on Secrets of the Mystic Grove ehk sellise müstilise aia kaardid on siin ja mingil hetkel mind hästi kõnetas jaanalind, tegelikult praegu ka jaanalinnu energia on hästi kõnekas, et siis siin kaardipakil oli jaanalind ja kuna see oli sel hetkel nagu minu väeloom, siis ma valisin selle kaardipaki endale ja olen väga rahul sellega, et lahedad sõnumid ja sellised müstilised.
kus ma küsimus. hoiustan enda 160 jah, pakki? vot see on nüüd hea küsimus, sellepärast et mul hetkel on hoiustatud sellises liigutatavas riiulis, mis sajab üle ääre ja erinevates kohtades siin toas, et mul Hispaanias oli Mystify stuudioruumid, kus nad olid mul ilusti riiulis, aga kuna ma varsti liigun edasi siit Hispaaniast, et siis ma kolisin nüüd enda ruumi siia väiksesse tuppa, kus ma praegu olen, enda koju ja siin hetkel ei olegi neile sellist väärikat riiulit, et nad on veidi nagu üle kuhjatud, kuna neid on nii palju ja ma ootan seda aega, et ma saan panna enda kaardid ilusti kaunilt riiulitesse. See on üsna paras väljakutse, sellepärast et need kaardid on erinevate suurustega, et noh, siin on näiteks 2 karpi, mis on ühe suurusega, aga osad karbid on siis jälle suuremad, väiksemad, et sellist nagu head riiulit otsin, et see on mul siis plaanis, et siin on ka mul ühed hästi mõnusast materjalist ühed tarod, et mida Eestist olen ostnud need, et ja kui palju need nüüd kokku maksid? Need sul on, näed, Kerli ütleb, et need on väga mõnusad, et erinevate maade, kultuuride nagu taustaga. Et kui palju need kokku maksid, vot seda ma ei ole nüüd arvutanud ja ma ei teagi, kuidas seda arvutada, kes see enam mäletab. see vist jah et, on parem jätta, et et see see on on nagu ikkagi selline. hobi ja noh, nagu see ütlus on, et võiks ju olla, eks ole, narkootikumid, ei ole, sa ostad kaarte, et kõik on nagu väga tervislik ja just, et hobi ja kuna sa kasutad ka neid kaarte, et sa tõesti ei osta neid lihtsalt kokku, et siis ikkagi kaardid saavad oma ülesannet ka täita. Ja ma jagan veel siia lõpetuseks enda ühte lemmikut pakki veel, mis mul on siin, mis annab väga häid tulemusi, et kui keegi tegeleb eeterlike õlidega, siis eeterlike õlide kaardid siis just sellise karbiga Oracle of the Essential Oils, et need on ühed minu lemmikud. Mul on õlide kaarte veel, mis on väga head, aga jah, siin näiteks ühed on veel sellised, on ka väga head õlide kaardid, et mis on ühe Austraalia autori poolt loodud, et väga mõnusad. Et õlide kaardid on küll, mida ma kasutan siis, et kui rääkida nagu kasutusest, et ongi põhiinfo tuleb ikkagi läbi tarode, sinna juurde siis oraklikaardid ja siis ma võtan ka tegelikult õlide kaarte, sest need aitavad väga hästi sellist jällegi taustsüsteemi avada, mingit teist kihti näidata. Eestikeelsed õlikaardid mul on ka. Mul on need, mis on tehtud Kaire Vakkeri poolt. Ma isegi sain need kingituseks, et kusjuures need ka mulle väga meeldivad positiivsete sõnumitega. Ma neid hetkel ei näe. Ja siis on neid õlikaarte mul osalt veel. Aga lõpetuseks siis tahakski veel jagada siis ühte õlisõnumit ka teiega. ikka, Lisaks nendele taro sõnumitele ja oraakli sõnumitele vaatame, mis õlisõnum tuleb, et mul tuli tegelikult 2 kaarti, et kui ma alustasin seda sessiooni, siis ma võtsin kõikidele kuulajatele elupuu, et elupuu kaart näitab seda teotahet, vintskust, ta kaitseb ja näitab terviklikkust ja on selline nagu ürgne, karge mees, siin meesenergia, mis on sümbol millegi lõpetamiseks. Et nagu me enne ka mainisime korra, et sa tegid enda lõpetamisotsuse, et millegi lõpetamine on millegi uue algus.
ja teiseks tuli väga kõrge teadlikkusega Rooma kummel. Rooma kummel näitab ühenduvust, armastust ja sellist hoitust, mis juhib sind sinu eesmärgi poole ehk mis on nagu joonduses sinu endaga ja see eesmärk ja terviklikkus on Rooma kummelis väga olemas ja selline õrn helesinine värv, mis juhib meid siis kurgu teemadele, eneseväljendusele ja ka loovusele, et on aeg luua ja lubada endal luua ja väljendada seda, mis on sinu jaoks õige. Siis kollane värv siin kaardil on meie päike. Päike viskas ka siin vahepeal meil kaardipakis kuskil välja, kui ma näitasin seda esimest kaardipakki, eks. Et see soojus, elujõud ja energia ja et te ise oleksite enda elu päiksed. Ja kommentaaridest siin, et kreip on väga mõnus ja värskendav. Et ma ise kasutan kreibi eeterlikku õli vee sees iga hommiku ja päeval ka, sest kreip vähendab rasva, hoiab meid, aga ta loob ka meile väga hea tuju, et kreip on selline tsitruseline, mis toob rõõmu ja on üldse energiat andev. Et sellised sõnumid teile siin ja siin on ka mul ühed sellised hästi ilusad värvilised kaardipakid, et pakk, tegelikult on pakid, aga võtan siit sellest armastuse kaardipakist siis ühe ja näete, tuleb selline vikerkaare tüdruk, kes kiigub ja on elurõõmus, et selline hästi värviline, rõõmus energia, et selline suvine energia, meil on käes juunikuu. Mina ütleks, et üks aasta ilusamaid kuid, kus kõik on veel värske ja suvi on alles ees. Nii et võtke siis sellest suvest viimast ja nautige seda suve nii palju kui vähegi võimalik ja see on hästi armas, et ja 24 number on siin, et 24, siis 24 juuni on meil jaanipäev, eks, vaba päev, et siis seda nautige eriti. Väga äge. Olen nõus sellega, et Rooma kummelil on väga hea lõhn, et Lillel on seda kirjutanud, et sellised sõnumid siis täna minu poolt ja kui tahate, võite mind jälgida Instagramis või ma hakkasin tegema TikTok'e, Triinu Sirge, ka mõningaid kaardikanaldusi, keda siis see kaarditeema kõnetab ja või siis Facebookis Triinu Sirge või siis Mystify Studio ka. Et YouTube'is saate ka vaadata kaardivideosid, et olen päris mitmes kohas. Just, väga hea, nii et jälgige, followge, likeige ja suur tänu, et sa täna siia tulid ja selles suhtes mul ei olnudki väga palju küsida, sest sul jutt jooksis ja see Zoomiga on, et üks räägib ja teine räägib, et väga hea, et sa ilusti ühelt teemalt teisele, väga lihtne oli sind, eks ole, siia vestlema saada, sest sul on väga palju rääkida ja ilmselt me võiks veel tundide kaupa rääkida. Võiks. Jah, tund ja 5 minutit oleme juba rääkinud, et seekord lõpetame ära. Selline oli siis Taro juttude esimene osa. Väga tore, väga toredad sõnumid, et kõik, kes siin kohal olid, ma arvan, said sellise hea boost'i ja kõik, kes kuulavad hiljem samamoodi. Nii et sotsiaalmeedias leiab Triinu üles, Taro Akadeemia ikka siin ja järgmise korrani. Suur tänu sulle, Triinu! Ja suur tänu kõikidele ja olge tublid! Aitäh! Tänan kõiki kuulajaid!